Tere! Siin videos ma sooviksin rääkida sellisel huvitaval teemal, nagu seda on armastuse keeled. Ehk siis küsimus, mis juhatab sisse selle video on see, et kas sina tunned ennast armastatuna või kas sinu partner tunneb ennast armastatuna. Kui te ennast armastatuna ei tunne, siis usun, et see video saab teid aidata. Nimelt räägime sellest, kuidas teha nii, et teie tunneksite ennast armastatuna ja teie partner tunneks ennast armastatuna. Tegelikult me näeme ju ühiskonnas väga palju seda, et on õnnelikke paare ja on õnnetuid paare. Ja minu väide on see, et inimesed lähevad laiali siis, kui nad ei tunne ennast armastatuna või kui nad ei tunne, et neid armastatakse. Kõik tegelikult taandub sellele sisemisele tundele, sellele sisemisele soojusele ning tegelikult on võimalik seda teadlikult luua. Alati tihtipeale inimesed arvavad, et armastus on mingi õnneasi. Et kui armumine saab läbi ja sealt hakkab edasi armastamine, siis inimesed arvavad, et ma olen nüüd õnnega koos, et ma leidsin selle inimese, kellega saab siis koos olla ja teineteist armastada. Kuid tegelikult võib olla asi lihtsalt selles, et neil vedas sellega, et nad räägivad poolkogemata teineteise armastuse keelt. Kuid tegelikult seda ei pea jätma õnne kätte, ehk siis tegelikult on võimalik luua ka armastuse tunnet teadlikult. Näiteks, kui esimene periood kahe inimese elus, kui nad hakkavad koos olema, on see armumise aeg, seal armastuse keeled nii väga rolli ei mängi, seal on kõik niigi ilus. Kuid siis, kui armumine läbi saab, tuleb hakata pöörama tähelepanu sellele, et teadlikult teha midagi, mis paneks ennast tundma armastatuna ja mis paneks teie partnerit tundma armastatuna. Ja selle jaoks on 5 armastuse keelt. Selle kohta on mitmeid raamatud kirjutatud, kindlasti soovitan. Eestis on need raamatud poodides olemas ja seal räägib 5 armastuse keelest, ehk siis sellest nii-öelda väljendusest, kuidas siis rääkida armastuse keeles. Ma toon näite, see on lihtsam. Esimene näide on see, et inimene tunneb ennast armastatuna, kui tema partner veedab temaga piisavalt palju kvaliteetaega. Kuid partner ei pruugi rääkida samasugust armastuse keelt. Võib-olla partner räägib mõnda teist armastuse keelt. Näiteks seda, et tema partner räägib talle julgustavaid sõnu. Näiteks oletame, et ühel partneril on armastuse keeleks kvaliteetaeg ja teisel partneril on armastuse keeleks see, et talle öeldaks julgustavaid sõnu. Kui need 2 inimest on koos, siis nad peavad õppima rääkima teineteise armastuse keelt. Nad ei pea loobuma enda armastuse keelest, vaid nad peavad õppima rääkima oma partneriga selles keeles, mida ta mõistab. Meie näite puhul näiteks üks partner peab teadvustama endale, et selleks, et tema kaaslane tunneks armastatuna, peab ta veetma võimalikult palju kvaliteetaega temaga koos ning teine peab siis arvestama, et tema kaaslane vajab tunnustavaid sõnu. Ehk siis, et tihtipeale inimesed ei tea isegi, mis on nende armastuse keel ja siin tuleb silmas pidada ka seda, et on üks peamine armastuse keel ja võib-olla 1-2, mis seda toetavad. Me rääkisime siis kvaliteetajast, me rääkisime tunnustavatest sõnadest. 3. on kingituste tegemine ja siin ei ole oluline kindlasti teha mingeid kalli kingitusi. Siin on oluline see mõte, mis on kingituse taga. See oli siis 3. 4. on meil teenimine, ehk siis konkreetne näide on see, et te toote oma partnerile hommikusöögi voodisse. See on nüüd üks teenimise märk. Ja 5. on füüsilised puudutused. Ehk siis, et siin ei räägita mitte seksist, vaid siin räägitakse füüsilisest puudutamisest. Ning selleks, et te saaksite olla oma paaris suhtes õnnelikud, nii-öelda suhtes edukad, selleks te peate tundma nii enda armastuse keelt, kui ka te peate teadma, mis armastuse keelt räägib teie partner.
Ehk siis veel kord, meil on kvaliteetaeg, meil on tunnustavad sõnad, meil on kingituste tegemine, meil on teenimine ja meil on füüsilised puudutused. Mina oma armastuse keelt enne ei teadnud, kui olin läbi lugenud raamatu 5 armastuse keelt meestele. Eesti poodides on see olemas ja seal raamatu lõpus on test. Test, mis siis annab võimaluse kindlaks teha, mis on siis enda armastuse keel. Ja tegelikult, kui te olete naine, siis on naistele mõeldud eraldi raamat, meestele mõeldud eraldi raamat. Armastuse keeled on küll samad, aga lähenemisnurgad on seal teised. No näiteks meeste raamatus räägib sellest, kuidas teha kindlaks oma naise armastuse keel. See on üsna huvitav nii-öelda metoodika. Ehk siis, et tihtipeale on niimoodi, et kui te olete partneriga koos ja lähete talle mingit raamatut toppima, siis see võib osutuda selliseks vastupidiseks efektiks, ehk siis, et ta hakkab just tõrjuma seda, et partnerid üldjuhul ei taha, et keegi tuleks ja hakkaks õpetama neile, kuidas armastada. Kuid meestele mõeldud raamatus on seal väga hästi kirjas seda, kuidas on võimalik oma naise armastuse keelt välja selgitada. Üks metoodika näiteks on see, et tuleb nädalate kaupa testida 5 erinevat armastuse keelt, ehk siis 5 nädalat järjest, eks. Esimene nädal testite kvaliteetaega, vaatate, kuidas naine sellele reageerima hakkab. Teisel nädalal testite kingituste tegemist ja nii edasi. Ehk siis teete nii-öelda 5-nädalase katse ja selgitate välja, mis on naise armastuse keel. Ja te näete seda kohe ära. Ehk siis, et mõne asja kohta ta ütleb, nii tore, aitäh, eks ju. Aga mõni asi paneb teda tõeliselt tundma ennast armastatuna ja te saate sellest mehena kohe kindlasti aru. Nii et selleks, et olla õnnelik paaris suhtes, selleks on vaja tunda enda ja ka teie partneri armastuse keelt, sest et siis, kui see armumise aeg alguses läbi saab, siis peab hakkama tööd tegema, siis peab hakkama vaatama. Ning seda ei pea kindlasti võtma tööna, seda võib võtta sellise huvitava avastamisega ja tegelikult ka paaris suhe on selline, mille sügavus on lõputu. Ehk siis, et inimesed, kes ütlevad, ma olen siin juba kõik ära avastanud ja näinud, ei ole päris nii, et iga paari suhtes on lõputu sügavus, kuhu minna, Näiteks sellepärast ongi mõned paarid räägivad niimoodi, et nad on 20 aastat koos olnud ja siis, kui on 25 aasta, siis toimub veel midagi, mis paneb veel rohkem armuma ja veel rohkem armastama, eks. Nii et paaris suhe on lõputu sügavus, tuleb kindlasti teada armastuse keelt, sellepärast, et kuidagi on vaja ju veepinnal püsida ka pärast armumise lõppemist, eks ju. Ja selle video eesmärk ongi siis anda edasi teile 5 armastuse keele olulisus. Näiteks mina teen inimestele online konsultatsioone, online coachinguid ja tihtipeale jõuame me inimeste elu analüüsimisel selle punktini, et hakkame vaatlema nende isiklikku lähisuhet. Ja minu praktika näitab seda, et väga paljudel on selle isikliku suhtega rahulolematus ja tihtipeale on just see põhjus, et nad ei tunne enda ega nende partneri armastuse keelt. Ja kui nüüd rääkida sellest, et armastuse keel, et seal on ju tegelikult veel igasuguseid jamasid, mis võib olla nende vahel, kuid tegelikult, kui te tunnete teineteise armastuse keelt, kui teil on armastuse tunne sees soe ja aktiivne, siis ka kõik probleemid, mis tulevad teile ette, ei ole enam kivirahnud, vaid on väiksed kivikesed, mis siis lihtsalt sellise armastava nipsuga eest ära lüüakse. Ehk siis, et kui armastus on üleval, on ka kõik probleemid tükk maad nõrgemad. Ma isegi võrdleks seda niimoodi, et kui armastus on üleval, on probleemiks väike kivike tee peal, aga kui armastuse tunnet ei ole, siis ta tundub väga suure rahnuna. Nii et see on üks võti selleks, et olla õnnelik, selleks, et olla oma elus tasakaalus, selleks, et hoida oma lähisuhe korras ning kui sa soovid vaadata lähemalt enda elu ja tulla minu konsultatsioonile, siis kirjuta mulle sotsiaalmeedias, lepime kokku ja teeme väikse internetikohtumise. Vaatame üle sinu erinevad eluvaldkonnad, vaatame seda, kus midagi puudu jääb, kuhu on energia kinni jäänud ning vaatame seda, kuidas on võimalik siis energia vabastamisega võimendada sinu tugevusi.
Nii et kui sulle pakkus huvi see video ja see valdkond ning sa tunned, et sinu elus vajaks ka mõningaid asjad vajaksid analüüsimist, siis kirjuta mulle, lepime kokku online kohtumise, vaatame su asjad üle ja võimendame sinu tugevusi ning vaatame, mis võiks olla järgmine samm selleks, et sa saaksid luua oma soovitud elu. Soovin teile siis head päeva siit Kuala Lumpurist. Olen siin Malaisias hetkel, käesoleval nädalal liigun edasi Taisse ning minu elustiil ongi selline liikuv ja ma kohtun inimestega siis interneti teel. Nii et kirjuta mulle ja räägime. Tšau!